mu meelest sükest jõulist, niisugust põnevat ja väga eksperimentaalset maalijate käekirja esindas ju ka Purvitise koolkonna seltskond ja Purvitise õpilased, kes on meie auksjonil samamoodi esindatud ja Villem Purvitis ise, eks, et kunstnikuna, kes siis juba enne Pallase asutamist andis võimaluse nii mitmetelegi meie Eesti soost autoritele minna ja õppida tema juures ja panna selline vaikne niisugune alus ja liikumine juba selle rahvuskunsti selgema tekkimise ja joonte väljakujunemise poole, et me räägime siin Paul Purmanist, sellel auksjonil Jaan Vahtra, Konstantin Süvalo. Aga jällegi, ütleme, kindlasti Purvitis oli oluline, aga kas me tingimata saame öelda, et Purvitis oli oluline seetõttu, et tema kunst mõjutas neid inimesi. Kas me näeme Purvitise jälgi Süvalo, Vahtra või Purmani loomingus mingil määral kindlasti, aga kui panna Paul Purmani ekspressiivne selline metsikus või impulsiivsus kõrvuti Jaan Vahtra, tal oli erinev perioodid, aga ütleme näiteks konstruktivismiga ja sinna kõrvale veel Konstantin Süvalo tööd, mis olid näiteks impressionismist kantud, siis on nende vahel juba üpris raske ühisosa leida. Et õpetaja võib sageli anda pigem tõuke millegi avastamiseks, mida ta ise ei esinda. Ta võib lihtsalt oma eeskujuga inimesi kunsti juurde tõmmata, aga see ei tähenda, et õpilased teda kopeerima hakkaksid tingimata. Ja need 4 nime nüüd, Purvitis, Purman, Vahtra ja Süvalo on ka väga erinevate näidetega siin minu arvates esindatud. Purvitis tõesti teosega, mis on pärit tema Tallinna perioodist ja alles hiljuti siin Läti kunstiteadlased on avaldanud artikleid, kus nad ümber mõtestavad Purvitise Tallinna perioodi, loevad seda nüüd olulisemaks, kui nad on varem seda pidanud, näevad sellele suuremaid mõjusid Purvitise loomingule, kui siiani on osatud näha. Võib-olla lätlased ei ole ka tahtnud uskuda, et lätlane Tallinnas võis midagi head teha. Ja teos on, ütleme siis Purvitisele väga iseloomulik ja esindab tema parimaid jooni väga hästi. Süvalolt pigem selline varasem töö, kus on näha suuremat otsingulisust, tänu millele on Süvalole vahel iseloomulik dekoratiivsus väiksem, mis minu arvates on hea, sest aeg-ajalt muutub liiga kalkuleerituks ja liiga meie ilumeetele mängivaks, et see on tunduvalt mängulisem teos. Ja Purman ja Vahtra ka on töödega, mis iseloomustavad nende sellist pealiini, Purman eriti, ja Vahtra autoportree on nii sugestiivne, et nagu Kašpirovskile vaataks otsa. Et selle paneksid sa oma koduseinale kindlasti? Ma paneks ta seinale, aga ma ei ole kindel, et koduseinale.